Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Kremli pressiteenistus annab teada, et kuna Eesti rikkus õhuruumi sulgemisega ära Slovaki peaminister Robert Fico plaanid seoses 9. mai pidustustega Moskvas, siis korraldab Moskva kompensatsiooniks Slovaki rahvale 9. mai paraadi Bratislavas. Lohutusparaad viiakse läbi täpselt kuu aja pärast Bratislava keskväljakul ja osa võtab kogu koosseis, mis oli ka Punasel väljakul. Kremlil on plaan korraldada paraadituur ka teistes Euroopa ja maailma riikides, kes imperialistliku lääne tegutsemise tõttu on alati suurest pidupäevast ilma jäetud. Pärast Bratislavat suundub Vene sõjaväe 9. mai paraad Budapesti ja käib suve jooksul läbi suurema osa Euroopa riike, sest igast riigist leiab piisavalt huvilist publikut. Fienta, Piletitasku, Piletimaailm ja teised suuremad meelelahutusürituste piletimüügiplatvormid ei ole veel Vene sõjaväe paraadi pileteid eilse seisuga Eestis müüki paisanud. Riigikogu hakkab uuel nädalal arutama liiklusseadustiku muudatusi, mis reguleerivad juhi tervisliku seisundi tõttu juhtimisõiguse peatamise küsimusi. Muudetud seadus ei lubaks enam autorooli ATH diagnoosiga juhte, sest nende tähelepanuvõime ei ole piisav. Eakate juhtide tähelepanu hajumise probleemid on olnud fookuses pikemat aega, ATH juhtumite puhul aga ei ole vastavat käsitlust täheldatud. Juhi sobivust hakatakse hindama vast loodud moehaiguste dispanseri poolt. Meedikute prognooside kohaselt aitab ATH diagnoosi ja juhtimisõiguse sidumine vähendada ATH juhtumeid enam kui 2/3 võrra. Keskkonnaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava. Arengukavas on üksikasjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse täiesti uues kaitsevormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis metsa enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda keegi enam kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D-keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aegade olnud mäletaja rahvas. Tänu sellele on alles ka palju sellist, mis ammu kadunud, märgitakse ümarlaua pöördumises. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab igapäevaelus jõudu ja rõõmu, märgiti ümarlaua lõppraportis. Ja riigikorraldusest. Ministeeriumid on avalikustamas oma lõplikud koondamiskavad lähema paari nädala jooksul, et plaanitav kokkuhoid ellu viia, on tarvis koondada sageli mahus, mis mitmete ministeeriumite sõnul on üle jõu käivad, sest ministeeriumi haldusalas ei tööta lihtsalt nii palju inimesi, kui palju oleks koondada vaja. Ministeeriumid on lähiajal sunnitud võtma tööle ka täiendavalt inimesi, sest muidu ei tule vaja minema koondatavate hulk lihtsalt täis. Praegune vajadus on igal ministeeriumil erinev, kuid keskmiselt vajab üks ministeerium umbes 200 uut töötajat, keda koondada, ilma selleta ei tulda kärpekavaga toime. Koondatavate turg on aga praegu pingeline, koondatavaid vajab hädasti ka erasektor, kus ootavad samuti suured koondamised, seega võib kvalifitseeritud koondatava leidmine osutuda raskeks. Ainsa võimalusena nähakse, et riik panustab peatselt senisest enam koondatavate koolitamisele. Ülikoolides on avamisel ka bakalaureuseõpe, hetkel on kõrgharidusega koondatavate järgi lausa karjuv vajadus. Järgmisel aastal vajab riik hädasti 2000 inimest, keda lahti lasta, tõenäoliselt ilma võõrkoondatavate abita enam hakkama ka ei saada. Ja kultuuriteateid. Neile keskpäeval pidi Paide kultuurikeskuses algama Eesti esimene polüglottide ja monoglottide koostöö kohtumine. 3 tundi pärast ürituse algust olid polüglotid sunnitud tõdema, et kohtumine jääb ka seekord ühepoolseks, kuigi kutse kokkutulekul oli koostatud 178 eri keeles, ei osanud polüglotid ka seekord ära arvata, millist keelt monoglotid suhtlemiseks kasutavad.